Nii, metsa vahel. Metsa peal jookses nädalavahetus maraton ja tõenäoliselt viimane trenn enne maratoni. Ma arvan nii. Ja kuulda lindulaulu. Täielik kevad on käes. Üks kevad, varsti on juba suvi. Maikuu on. Jah, suveni on veel aega. Juht suvi algab jaanipäeva paiku. Jaanipäeval umbes juuni lõpu poole. Ja kestab septembri lõpuni. Nii et suveni on tõesti veel aega. Nüüd ma siis lähen. Kohe pööran Tartu maratonirajale. Olen praegu jooksumaratonirajal, mitte suusamaratoni ja pööran kohe suusamaratoni. Millest üks osa on ühtlasiga Tartu jooksumaratoni rada. Aga nüüd ma siis lähen ja tahtsin teil kuulata. Imelik. Elva jõe äärde. See kus maratonirada üle Elva jõe läheb. See koht. Kuulda vees oli. Siia voolab kusagilt vett juurde. Kus kohas küll? Tuli veidsikus kohast mingi maa alt teise. Saad aru, kas sai toru ka või mitte, aga tuli vesi. Kusagil maa alt voolas juurde vett. Heidagi, kust see tuleb. Aga jah, see ei ole veel kõik. Vahepeal tekkinud siia õige. Poolmäärata 21,97 0,97 kilomeetrit. Imelik. 2,1 ja puupea kirjas. Poolmäärata vist puudel ripub. Niitid on nagu habe sambrik.
väga puhta õhu näitaja. ja on mõned üksikud kuivanud puud. Kostan linnulaulu. Asmr teeme asmri. Okei, nüüd siis teeme natukene asmi. See oli mina. See on asmr. Okei. See on looduslähedus. Loodusega ühte sulandumine. Kokkuvõttes paned silmad kinni ja naudid. Unistad. Lähed ujuvmõtetega endast välja. Liigud kõikjale, kuhu ise tahad. Oled kõikjal ja ei ole ka samas mitte kusagil. Oled kõik. Räägi mõtetes puudega. Räägi loomadega. Kõikjal. Rändad välja, rändad sisse, rändad kõike, tunned kõike, kõik loodussaladused avastatud, kõik on enesestmõistetav, täiesti arusaadav, täielik pühendus, täielik valmidus. Ja lõpuks see koht Sansaarast, teekond Sansaarast nirvaanasse, täielik puhtus ja lõpmatu puhkus. Ja riim läheb laulu sisse, täielik puhkus ja lõpmatu puhkus. Teekond Sansaarast nirvaanasse ehk ülimate tõdeni täieliku puhtuse poole. Sinna kohta, mida ma just äsja kirjeldasin. Budismi eesmärk on see, jõuda ülima tõeni. Läbi siis erinevate asjade, erinevad koolkonnad kasutavad erinevat seda. Ja budismi koolkonnad. See tantra budismi koolkond, tantrat osa kasutavad mandalat, värvimist. Osa kasutavad hoopis muud asju, osad kasutavad meditatsiooni selle jaoks. Tegelikult neid võimalusi on veel hunnik. Terve hunnik on neid võimalusi veel. Held. Muusika kaudu on võimalik ka sinna jõuda. Aga selle jaoks peab muusikasagedus olema loodusega võrdväärne. Loodushäältega. Tuleb tõmmata 440, 378 tõmmata tagasi hertsiks. Looduse heli peale tagasi. Sama sageduse peale, mis loodus. Samasse rütmi tuleb saada. Siis asi toimib. Oli vist sellised need sagedused. 378, 440. Vahet pole seda kõik seda budismi, meditatsiooni ja helide asja saab video blogist järgi uurida. Leonhardi blogi. Leonhardi blogi blogspot.com https:// Leonhardi blogi blogspot www.leonhardiblogi.blogspot.com
selline lehekülg. Sealt saate kontrollida järgi seda. Aga liigume lõppu. Ei, lõppu ei ole. Kõik on lõputu ringkäik. Lind lendas. Pole algust ega lõppu ju. Liigume siis edasi. Aga kuhu seda täpselt ei tea, aga liigume edasi. Praeguse hetki ei tea, kuhu ma liigun. Aga ütles metsas. Kuulame linnu laulu. Ja liigume edasi. Lähme teekonnale. Liigume Sansaarast Nirvanasse. Namaste! Teine metsad. Osoonikiht kaitsel. Väga hea. Freoonia pole mets. Ehk aerosool. Need on keelatud. Kahjustavad osoonikihti. Kaitse juurde jõudsin. Taimelike kaitse esimeseks taimestikukaitse. Elva jõe ürgorru matkarda. Taimeliikide kaitse esimeseks püüdeks võib pidada 20. sajandi algust, kui mitmete botaanilist huvi pakkunud piirkondade kohta hakati koostama liikide nimestikke. Sealhulgas selgus huvitavaid ja haruldased taimeleiud. Ning ilmusid esimesed nimestikud haruldaste liikide kohta. Teise maailmasõjaga katkenud looduskaitseline tegevus Eestis hoogustus uuesti 50. aastatel. 1958. aastal võeti kaitse alla 55 taimeliiki. 1983. aastat täiendas kaitsealustel taimeliikide nimestiks 19 liigini. Uus etapp Eesti taimestiku kaitses algas Eesti iseseisvumisega. Eesti mereäärne asukoht ja pikk ääruline ranne on saarte laidude rohkus ning suured erinevused aluspõhja ehituse ja kliimatingimustes ja on küll. Põhja pool on kivine, kivisem mulda vähem ja lõuna pool on mulda rohkem, mida lõuna pool lähed. Ja vähem kivid vajuvad sinna allapoole. On siin loodud võimaluse liigirohkla floora kujunemiseks. Eesti floora koosseisu kuulub käesoleva ajal 1538 taimeriiki. Floora on siis mikrokooslused. Kooslus on floora nagu. Teekukk 998 arvise kulla kunagi päris kindel ka muutumatu. Loodusliku protsesside mõjul toimuv liikide taandumine või kuute ilmumine on looduslik protsess.